et olla moodne, võid just arvata, et pead ostma endale mõne uue Opeli linnamaasturi, nagu näiteks Mokka, Crosslandi või Grandlandi ja võid siis tõepoolest jääda sa võitjaks võitluses mõne äärekiviga ja võid sa loota, et näed nüüd kõikidest liiklejatest üle, kuid ega sa näe midagi, sest et sul on ka linnamaastur nüüd nagu igal teiselgi ja ei näed enam midagi kellegist üle. Küll aga, et olla moodne ja eriti stiilne, võiksid sa osta endale uue Opel Astra Sports Toureri. Tere tulemast taas kord kaasa elama naisluksuri proovisõidule. Uue Astra Sports Toureri erinevus luukpärast disaini mõttes on tagaosas vaid see, et universaalil on numbrimärk viidud keskele, et pagasruumi laadimisava oleks veel madalamal ja pagasruum oleks veel suurem, mis mahutab 600 liitrit, aga kui sa võtad endale pistikhübriidi, pead arvestama, et 90 liitrit kaob kohe akude tarbeks ära ja ka lisapagasruum katte alt kaob samuti ära. Tagaistujatel on jalaruumi natukene rohkem muidugi kui luukpäras, kuid leidub seal ka kõva plastiku detaile ja vaid üks USB pistikupesa on seal olemas ning lisaks sellele on keskmisel reisil seal ikkagi õige ebamugav olla ja kui sa oled endiselt 1,90 m pikkune, on sul ka üsna ebamugav istuda seal keskel, eriti pikemate vahemaade puhul. Interiööris on olemas 10-toline multimeediasüsteem ja 10-toline digitaalne näidikupaneel, mis on hea graafikaga ja näeb ka see interiöör retrolik välja, kuid et saada 3D navigatsiooni reaalaja suureneva liiklusinfoga ja 360 kraadi kaamerat pead sa minema kõige parema varustuse juurde või maksma vähemalt 1000 eurot lisaks, et kehvemale varustusele neid saada. Kuid muidu on olemas istmesoojendused ja AGR istmed ja kõik muu vajalik juba täiesti olemas ja adaptiivne püsikiiruse hoidja. Pistikhübriidil on olemas tal 1,6 liitrine turbobensiinimootor 12,4 kWh akuga ja 2 tundi läheb aega, et seda täislaadida kiirlaadjast ja siis sa saad 50 kilomeetrit puhtalt elektrijõul sõita ja sellel mootoril on 180 või 225 hobujõudu ja jõuab see 0-100 kõigest 7,7 sekundiga, kuid veel lisanduvad 1,2 liitrine turbobensiin 110 või 130 hobujõulisena või 1,5 liitrine diiselmootor 130 hobujõulisena ja varustatakse ta 6-käigulise manuaali või 7-käigulise klassikalise DSG automaatkastiga. Tema hind algab 25 900 eurost ja hea uudis on veel sinna, et selle hinna sisse on arvestatud juba meie moodne 22% käibemaksu ja anda tõepoolest üsna ruumikas, üsnagi soodne ja ka üsnagi vägeva retroliku ja stiilse välimusega. Selline on täiesti uus Opel Astra Sports Tourer. Meie kohtume teiega juba nädala pärast, seniks kohtumiseni ja liigel kõike turvaliselt.